Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Alustame! Koomikud ja küsimused toob teieni OpTibet. Mina olen saatejuht Kaspar Kikerpill ja minu kõrval nagu ikka küsimuste meister Karl Alari Varma. Ei hopsti, tere kõigile! Tere Karl! Tere Karl! Tere Karl! Lasid mu keldrist välja. Ma lasin su keldrist välja, sest meil on vaja jälle teha saadet, aga saadet saaks juhtuda ilma meie kapteniteta, nende tiimideta. Minu vasakul käel esimene tiim, Sander Õigus ja Sander, kes sul kaasas on? Aitäh! Punasele tiimile aitäh! Ja punase ehk siis tulevase võitja võistkonna külalisliige täna minu kõrval Ardo Asperg, Eesti kõige naljakam mees ja kui keegi tahab vastu vaielda, sõidan sisse. Lihtne. Tundub, et sellega on selge, aga Miikal võib-olla tahab vastu vaielda, aga esmalt tutvustame ka sind. Meie sinine tiim ja meeskonna kapten Miikal Meemaa. Väga hea, plaksutame, tubli, aga Miikal, sina ei ole ka üksi, sinul on ka keegi kõrval. Tõsi ta on, et ma ei ole ka üksi. Kaspar, minu kõrval on näitleja, muusik. Te olete võib-olla näinud teda filmis Tähtsad ninad, võib-olla muusikavideos Pärnu Maranda, võib-olla Instagramis sketšis Juustu. Ja vähesed ka stand-upi lavadel Mattias Naan tuuril sodib. Aga minu kõrval Mattias Naan. Hei. Tere. Samuti null seost võsuga. Keegi ei küsinud, aga ühesõnaga, meil on formaat on lihtne, me hakkame küsima küsimusi, keegi peab muretsema, kui te teate vastuseid, see on pigem imelik, nii et meil on niisugune lõbus asi planeeritud, aga Karl, kus me täna oleme, miks me oleme rannas, miks meie väike vahva laevaka meid randa viinud? Me oleme rannas, mul on rannateemalisi küsimusi päris mitu tükki, mis on mingit pidi ranna liivadega, rannaga seotud, rannas olevate olenditega. Tundub, et nagu sa oleks peaaegu valmistunud, aga kui suured rannas käijad te üldse olete? Mattias, sa tundud siuke rannamees olevat? Ma näitaks oma selga, kui ma julgeks praegu. See näitab, et piisavalt D-vitamiini elust. Teeks siis suht null, täiesti mõttetu koht, mille loe raamatut kuskil mujal. Miikal, sina... Kuidas on? Rand, Miikal? Peale seda, nagu ma ei taha ka minna enam. Mattias võttis eluks. Ma ei ole näinud kedagi, kes vihkaks randa nii palju. Nii et mul on tunne, et me teame kõiki vastuseid ranna küsimustele. Tundte, et olete valmistunud selleks? Sander, Ardo, kuidas teil? Sander ei tundu väga rannamees olevat, aga vabandust. Ta on rannamütski peal. Ta on rannamüts, okei, see pilk oli väga kurilised. Kui te võrdlete meie jumesid, siis see on võib-olla näha, kumb meist rohkem tegelikult rannamees on. Sandri bokseritest saab alati mingit liiva kuskil. Rannaliiva, mitte nagu ehitusliiv, mitte nagu täiteliiv. Nagu näha, meie võistkonnad juba vaikselt hakkavad mõõta võtma, juba on pinge on üleval, aga Ardo, kuidas sinul suhe rannaga on? Ma elan Stroomi ranna lähedal, väga lähedal, mis tähendab, et ma ei käi eriti rannas. Haised, killud, süstlad, sellised asjad. Varem olin nagu suht rannamees, aga enam mitte. Suht rõve. Ardo kunagi oli see tüüp, kes läheb hommikul vara koos päikesetõusuga, paneb varbad vette ja võtab sellise jõuasendi veits kitsastes spiidodes ja siis laseb päikesele ümber enda keerata. Ja lihtsalt seisin seal kajakasin. Aga jah, nüüd ma olen pigem selline skincare ja SPF-i nagu usku, et ma väga päevitamas iga. No võt, ühesõnaga meie võistkonnad võib-olla liiga palju rannast ikkagi ei tea, aga vaatame, mida nad päriselt teavad. Nii et Karl, nüüd on sinu kord. Koomikud ja küsimused toob teieni OpTibet. Alustame ühe lihtsa küsimusega. Väga lühike ja lihtne. Miks kilpkonnad nutavad? Kes tahab kohe esimesena öelda? Miks kilpkonnad nutavad? Kurbusest viimane vastus. Viimane vastus kurbusest läheb lukku. Kõik rohkem ei ütle. Millal sa niimoodi kurba kilpkonna nägid? Tea, kui ma duši all. Ma isiklikult pole kilpkonna näinud, aga ma olen mõne matnud. Sa ei ole näinud, see lihtsalt on matsi kilpkonna. Silmad kinni, ma ei suuda vaadata liival. Sa ei ole näinud, sa kilpkonna katsunud ja sa tead, et see on surnud. Ja ma tean seda ühte kilpkondade häält.
nii? Vähemalt pers, ma näen Sandri nagu, et piisiga ka nagu. See hääl. Super bitt ju. Nahku te kõik mu näost mingid järeldused teete kogu aeg. Kas sa pead terve aeg olema nagu... Väga hea. Väga hea. Väga hea. Ma eeldan, et kas see kurbuse vastus oli õige, kas see oli... Täiesti vale. Täiesti vale. Nad ei tunne midagi. Nad ei tunne mitte midagi, kilpkonnad ei tunne mitte midagi. Emotsioonitud. Ei, aga ühes videos ta väga palju tunnis, kui ta tegi. Ei, see oli puhas bioloogia. See oli bioloogia. Okei, see on see, mida siga tunneb 3 tundi järjest. Jah. Okei. Lihtsalt ta peab. Ta peab tundma. Raske koorem elu on. Nii, kilpkonna vahekorras edasi liikudes. Sander, Ardo, kuidas teil on? Kurbuses kilpkonnad ei nuta. Mille pärast kilpkonnad nutavad? Tead, mis ma arvan, või põhjus olla tegelikult on see, et ta ei saa hüpata. Ta nimes on konn, aga ta ei saa teha seda, mida konni peab tegema. Võistkonna kapten jääb selle juurde? Kas te vihjed ka tahate või? Miks, kui meil õige vastus on? Me seda vihjed hea teeb, asi. Kui sa tahaksid osa formaadist olla, ütle siis vihje. Tegemist on just nende kilpkonnadega, kes siis meres elavad. Mitte need, kes tavaliselt kodus maismaa kilpkonnad siis on. Merikilpkond saab vees ka välja hüpata, nii et ma ei tea, kas see neid aitab, aga kuidas see muudab teie vastust? Võib-olla äkki vastus on popkultuuris. Ma ei tea nüüd küll miks, aga see on üks Prince'i väga kuulus laul, mida on kaverdatud ka palju kordi. Turtle Pain. Ma korra mõtlesin, et mis referents läks läbi, aga mängin kaasa. Ka mina mõtlesin plaate praegu, mis see võiks olla. Aga Turtle Rain, ma ei näinud ette. Turtle Pain, ma seda ei näinud ette. Ma arvan, nagu lisapunkt tuleb siit kindlasti. See imeline, aga ma eeldan, et see on õige vastus. Ei, õige vastus on see, et saada lahti liigsest soolast. Ta filtreerib meresoola läbi pisarate. Ma peanigi hakkama ikkagi oma kõhutunnet kuulama, sest kui sa ütlesid, siis mul oli kindlalt see mingi soola väljaajamise teema. Sest kilpkonna pisarad on 2 korda soolasemad kui merevesi. Ma olen naljakas, ma tahan pumbutada. Passakad ei tööta enam. Kellele me mängime? See on hea küsimus, kellele me mängime. Ma tunnen, et siin on veidi motivatsiooni vaja lisada. Ja selle jaoks... Raha mängu. Ei, me paneme auhinnad mängu. Aga auhind ei ole mitte võitjale. Auhind on kaotajale. Kaotajad on OpTibeti. Kaotajale on OpTibet auhinna välja pannud. Tahtsin panna raha, palju raha. Ma ütlesin, et koomikutel on raha piisavalt. Ja selle asemel me leppisime OpTibetiga kokku, et nemad panevad hoopis välja auhinna kaotajale, mida keegi kindlasti võita ei taha. Ja sellepärast meil ongi, täna on OpTibet välja pannud 2 vana ekraani, mille kaotaja peab siis kaasa võtma. Jäätmejaama viima. Kaablitega või ilma? Ei, siin ei ole ühtegi kaablit, siin ei ole mitte midagi, need on lihtsalt, need keerlevad, pöörlevad, aga need ei tööta ja need saab kaotaja endale. Ma ei tea, kuidas kaotaja sellega ära läheb, aga nüüd on väike motivatsioon mängida ja mitte... Ma tulin bussiga. Aknad käivad lahti. Võtad ise. Täiesti üldse mitte plaaniga seoses. Ma hakkasin seda tõstma, see on liiga raske. Aknad käivad lahti. Need on rasked, need on kolakad, nii et põhjust on nüüd mitte kaotada. Ja nad ei tööta. Me ei tea seda, sa ei tea seda, aga need on vaja seda ära viia igal juhul, nii et... Mattiase peas on praegu see, et tegelikult panen uue toite ka. Ja, ma saaks seda oomipoest läbi. Müüd mingi sul on... Mattiasel on äriplaan. Mattis tahab plaatida. Noomipoest sponsorgaanid ja Facebook Marketplace'i müüki. Täitsa rekkis Mattias võidab igal juhul. Kõik, mis juhtub. Miika ei kardab praegu, ta kardab, et ta on järgmine Eesti näitleja Meema Kuvari, aga
see oli väga hea, okei. Vaata, pärast Turtle Paini selle. Ei, ma olen nõus, ma mõtlesin selle ja nüüd ma olengi timing ja no mis sa teed, nagu peaks vähe kehvemad kaptenid võtma. Järgmise küsimus. Päästa mind, Karl, too järgmine küsimus. koomikud ja küsimused toob teieni OpTibet. Me kõik teame, mida tegid teismelised ninja-kilpkonnad. Olid lahedad. Olid lahedad. Aga mida teevad teismelised merekilpkonnad? Okei, nüüd ma sain aru. On rannas, tavaliselt sünnib hästi palju kilpkonni, lähevad kõik vette. Sa nüüd lihtsalt annad Mattisele juba jälle põhjuseid seda häält teha, ma nagu aru saan. Mis edasi? Mattis on harjutanud ja tundub, et siin tuleb esimest korda ei olnud, äkki on teine kord. Ei, mu tiinekas laps, mis sa seal koopas nii kaua teed? Nii kaua, 3. kord. Ja siis see 4,5 kord. Nii, selle episoodi klipp on ka olemas, aga... Ei, tähendab, see ei ole meie lõplik vastus nüüd. Mikkel räägi ka midagi. See on pooliks vastus. Okei. Ehk siis, nagu Mattias ütles, siis me kõik teame, kuidas areng käib, on ju see, et kõigepealt kilpkonna muna on liiva sees. Kui kuu paistab, siis mingi hetk ta koorub, sealt läheb kuu järgi ookeanisse. Ja nagu Mattias ütles, siis ta mingi periood paneb 4 korda pihku. Ja siis teismeline merekilpkonna. Ta paneb esimese või tagumise jalaga. Kus ta on välja tuleb kilbi sees? Ta teeb kilbi sees seda. Ta teeb kilbi sees. Ta ei tuppa. Ma mõtlesin, ta terve kehaga sealt sees. siin saaks heliefektiga. Kul. Julgeks läheb, ma vaatan. Kul. Me oleks pidanud julgustama selle. Ma tulevad mu kilpkonna riffiga kaasa. Lõpuks meid, kuidas ma saan sellest rääkida. Mattias soovis mingi jõulutähe suunas. Õhtu saates keegi ei küsi. Proovin Putska kohvile üldse ei meeldinud kilpkonna riffid. Ma arvan, et ikkagi, kui me Ma arvan, et ära veel arva. Ma arvan, et meil oleks aus, kuna tegelikult me sinine tiim eelmine kord alustas ja vihjet ei saanud. Et võib-olla teeme libistamine väikse vihje ja vaatame, äkki on targem vastus tulemas. Seda isegi enam ei varja, et see mäng on riged nagu või? Seda juhite praegu. See on just see periood, kui nad lähevad sinna ookeani sügavustesse ja siis nad tulevad suguküpsetena tagasi. Mis nad seal vahepeal teevad? Teadlased uurivad, mis nad on leidnud. Ja. Oota, kui me olime tiinekad, kuidas meil oli? No sul... See, mis sa mulle rääkisid, oli see, et kus su isa viis su Sapphire Clubi ja ütles, et poeg, täna sa saad meheks. Jah, issi kulul. Ja siis sa tulid ookeanist välja mehena. Pange ookeanist mõtled, okei. Aga proovi ennast nagu kilpkonna kilpi panna. Ole kilpkonn korra. Mõtle jah. Proovi füüsiliselt panna ennast korra kilpi. Ole ju lihtsalt vaid. Ma arvan, et ikkagi... Aga kui sa mõtled visuaalselt, milline näeb välja teismeline kilpkonn versus mees? No või suur naine? Teismelise kilpkonna kohta öeldakse üldiselt, et väga hot, on ju. Aga siis ta muutub nagu selliseks mitte tahetuks, kui ta tekib see kilp ümber ja rohkem sissepoole ei näe. Nii et ma arvan, et ta kõvandas oma kilpi seal, kui me Eiffel-Lauvale. Kui me siin juba teaduslikest terminitest räägime. Kilp läks kõvaks ühesõnaga. Selge. Kuidas seda vastust käsitled? Seda ma ei ütle, et see oleks õige vastus, sellepärast, et kõik need kilpkonnad ei ole kõvakilbilised. Osad on ka pehme. Pehme kilbiga, jah. Saab ka pehmega. Ühesõnaga, punkti siit ei tulnud? Punkti ei tulnud. Sest see on ka, kuidas ma ütleksin, sa ütles, et liiga kuumaks läheb. Arvesta sellega, et mida kuumem on liiv, seda suurem on tõenäosus, et sealt emased kilpkonnad tulevad välja liiva kuumusest.
oleneb see, kas tuleb isane või emane kilpkonn munast välja. See polnud isegi siin kirjas, see on tema riff praegu. See oli see, mis mina siin saates. See on see Karl ja lõbus, aga lähme punase tiimi juurde. Sander, kilpkonna teadlane nagu sa oled, sul on endal kilp peas, tiimikaaslasel on kilp peas. Mis te arvate? Mis muutub? Enne kui me jõuame selle vastuseni, Ardo, ma tahtsin sulle öelda, et mis sina oled, mis on sinu tänane eelis sellega, et sa oled punasesse tiimi tulnud, on see, et kui sa hakkaksid täielikku kelbast ajama nagu Mattias suust välja, siis mina tiimikaptena segaksin sulle vahele. Prooveksin sind päästa, mitte ei läheks järjest kaugemale ja vaataks, kuidas sa... Sa ei laseks mul ennast otse eetris häbistada. Ei, absoluutselt, seda ma ei laseks sul teha. Aga... Ma hindan seda. Absoluutselt, aga no mis need menstrueerivad, on ju, aga... Tahate lisavihjet? Muidugi. Teadlased ütlevad selle kohta kaotatud aastad. Aastad, sest võib kuni 20 aastat olla. Neil on, tekivad vinnid ja siis nad põgenevad sügavale ookeani põhja, et keegi neid ei näeks. Nad ei saa pigistada ka neid, neil on need mingid veidrad, mingid klotskäed. See on väga ebaviisakas. Öelda niimoodi kilpkonna. See selg on praegu nagu kreekilp. Ma oleks pidanud paar aastat vahel jätta. Need on need kaotatud aastad. Kuidagi see sellega seotud on, et need mingid seda kilpi ehitavad seal, aga... Aga ole aus endaga, ütle, mis sa tegelikult tunned praegu, et vastus on? No, et nad menstrueerivad merevett soolasemaks, sest ma ei tea, kas sa teadsid seda, aga kilpkonna mensu on 4 korda soolasem kui merevesi. Ma arvan, nad peavad ennast õrnas. Nad peavad ennast peitma ookeani sügavustesse, sest ka kilpkonna ühiskonnas, täpselt nagu inimühiskonnas on oma kilpkonn Joel Steinfeldid ja Venno Loosaared, kes nagu preivad. Kes tahavad neid veel pehme kilbiga panna, aga... Ja olemegi jõudnud kilpkonna pedofiile juurde, nagu me kõik arvasime, kui me rannaliivale jõudsime, me ilmselgelt sinna jõuame, me oleme kohal, me oleme saabunud. Aga see, et see võttis meil ainult 2 sammu. See, et me olime nii kiirelt kohal ja me oleme kõik seda õppinud, ilmselgelt meil on aeg kuulata, mis on õige vastus. Õige vastus on see, et me ei tea. Mitte keegi ei tea, nad kaovad ära 20 aastaks ja teadlased on proovinud uurida ja me tegelikult ei tea. Parim, mis me saame öelda, et nad proovivad lihtsalt elus püsida. Aga kellelgi on siis mingi võru küljes, et nad teavad, et see on kindlalt see kilpkonn või? Jah, nad tulevad tagasi, jah. See Karl on nii kahtled. Ja see, et sa eeldasid, et Karl on seotud sellega ja ka ei vahepeal ekspeditsioon. Sa ei saa võrustada väikest kilpkonnu, kes on väike tillukene ja kasvab suureks. Ei, aga me oleme näinud ju need kuradi six-packi kummid on neil niikuinii ümber kaela lapsest saati. Saab tegelikult küll. Six-packi kummide külge on pandud need täägid ja fair-täägid. See kõlab nii, nagu kellelgi uurimustöö tegemata. Ei, no konkreetselt ei saa teada. Me jälgisime kõikidel maailma kilpkonnadel, käisime 20 aastat peale. Keegi ei öelnud, kus nad olid vahepeal. Saime nad kätte juba, kus sa olid? Ainult eritavad mingid valged kleepuvad käega. Kadunud aastad, aga see küsimus on meie selja taga. Ma arvan, paras aega minna järgmise küsimuse juurde. Koomikud ja küsimused toob teieni OptiBet. Lähme järgmise. Ma olen veidikene peaaegu loomariigis veel edasi. Karl, kas su tool vajub kogu aeg? Mul muuseas on kõige madal tool. Sama kõrge. Jaa, ma tean. See on ülimadal tool. Liiva sees me oleme. Karl läheb 20 aastaks ära. Karl sibib ja vaikselt on jah liiva sees mõnusel. Kalameeste uskumuste kohaselt, see kalameestel on väga palju ebausku ja uskumusi. Kalameeste uskumuste kohaselt ei tohi kalalaeva kapten laeva ette sülitada. Muidu ajab see kõik kalad eemale. Tuleb sülitada kuhugi mujale. Kuhu peaks kalalaeva kapten sülitama? Nii, ma igaks juhuks lähen Sanderi poole ja punasriimi poole. Vähe sellest, et me ei taha kohe Mattias kuulata. Sander näeb nagu kalamees välja ja tõenäoliselt omab seda vastust. Kuhu peaks sülitama? Tee seda, ütle. Mattias rahu. Ükskõik, mis ta ütleb, paneme piiksu peale lihtsalt. Mul tuli üks anekdoot lapsepõlvest meelde, mida ma praegu kindlasti ei räägi.
tee nagu Baskini häälega ka selle. kui kalamees. ei. Kuhu peab kalalaeva kapten sülitama? Kuhu peab kalalaeva kapten sülitama? See nagu, kas see, ma üritan mõelda mingit loogilist vastust, mis ei oleks nagu kellelegi persauku sülitamine. Ma üritan nagu ükskõik, mis teed leida. Tehniliselt kaladel on kloaak. Ma mõtlen ka, et ilmselt sa pead, ilmselt midagi sellist on, sa võtad mingi esimese kala täita selliseks pikaks tolust, läbi tema sülitad mingit pootsmani ja tead, sa ei ole väga kaugel tõest. See ei ole väga kaugel, see tähendab, et Karl hakkab lõpetama. Okei, siis ongi kellegi teise suhu, et mitte merre. Ja arendused edasi? Hoia neid käsi, me näeksime neid samal ajal. Ja mõtle, kui kellegi suu oleks nagu perse oma. Rahu. See on selleks, et suurendada saagirikkust päeva, nagu ülejäänud päeva saagirikkust. Ma vist ikkagi pean selle anekdoodi ära rääkima. Suurendada no siis ongi kokale sülitavad suhu. Kas see on Tallinkis mingi lugu, et need omanikud ka tulid kööki ja mingi... Vist oli küll, jah. Ei, see oli maksumaksjatele. See oli jumala hea referents, sa vist ei tea. Need olid mingid omanikud tulid ja panid mingi lõherösterisse ja lõid mingid homoteenindajad. Vaat see on lõherösterisse. Jah, see oli täiesti kreis. Kas see on metafoor? See oli hea õnne nimel. See oli, ühesõnaga ongi peab panema lõherösterisse ja sülitama, nagu N-Pant sülitama. Ma annan edasi. Teenindusjuhile suhu. Ma pean kahjuks edasi, te peaaegu õige. Oleks kalaõnn. Ma lihtsalt vahepeal ütlen, meie koostööpartner on Optibet, aga võiks olla ka Tallink. Lõhe on rösterisse pandud, nüüd on teie kord. Me võiksime teha Tallinki lounge'is 3 keeles laivis teha. Ma tahan venekeelne tiim on. Juhul, kui täpsemalt ei saa, siis ma annan punkti teile. Ja, nüüd läheme korra üle, teil on punkte õhus, aga mitte kinni. Ja pool punkti saite kloagi eest muuseas. Jah. Nii, aga see on, tundub, et Tüürimehe või kes, mis sa ütlesid see lahe sõna? Pootsmani suhu. Jürile suhu. Vaat see oli pool punkti, vaat see ei ole... Ja. Ehk siis mingisugusesse... Kes on veel päeva peal? Ütleme nii, et inimanumasse sülitamine. Mõni ütleks... Maike see Kinderi, see otsin Aga kala on... Oota. Ei, põhiline oli see, et sa ei tohi laeva ette sülitada. Just. laeva ette ei tohi. See käis, see peaks nagu vastupidi, vaat mis on laeva taga. Aga mõelge korra veel, mida vastastiim ütles. Pootsmanile. Erinevaid asju. Ei, seal oli veel mõte. Kindlasse kohta. Üks oli kokale suhu, siis teine oli inimanumaid. Sealt mõtle edasi. Siis ta ikkagi, tead, mingisuguse äkki mingi, kuidas inglise keeles on cutlery, eesti keeles ilus sõna. Kas see on su jalg, mis seal käib? On see midagi muud? Mis seal laual? See on mu tiilekas kilpkond. Mina pakuks, et äkki on mingi nagu... Me võime ühe vihje veel anda, üks vihje veel. Nad olid väga lähedal, aga siis läksid eemale õigest vastusest. Valesse kohta. Tegemist on sülitamisega. Seda me oleme öelnud, see oli küsimus. See oli suhu. Küsimus on endiselt sama. See oli suhu. Oli suhu, see on õige. Enne kui nad läksid Pootsmanide juurde, nad pakkusid midagi muud. Aga võib-olla lähenesid kuhu suhu? Ainukese naismadruse suhu. Kala suhu ikkagi siis. Õige vastus. Tulebki punkt ikkagi taga. Esimese püütud kala suhu tuleb sülitada. See toob siis ülejäänud saagirikkust, et siis sa püüad rohkem. Mõtle, kuidas sa selgitasid esimesena, kes seda tegi. Kui sa esimene olid, kes seda tegi. Ei, see on... See vahel. Mõtle muudes ametites, oled ämmaemand, siis päeva esimesele beebile tuleb suhu sülitada. Tuleb sant peale otsa. Muidu tuleb nuri sünnitus. Nori sünnitus või? Ühesõnaga, me oleme taas kui teile midagi õppinud, kui püüate kala, sülitage suhu, aga lähme edasi. Järgmine küsimus, kus sa meid viid meie järgmise küsimusega? Kuhu
sõnumikud ja küsimused toob teieni OpTibet. Ma viin meid teise maailmasõtta. Karl on tuntud selle poole pealt, et me hoiame teemat. Me oleme rannas, me oleme liiva peal, nüüd tuleb D-Day, me oleme teine maailmasõda. Palun, Karl. küsimused olid fish, facts. Vaata, me kohandame oma saadet vastavalt külalistele. Me teadsime, külla tuleb Mati ja me teadsime, et teada-tuntud Forelli. on põhjus, miks Eestis on vähem forelli kasvandusi ja see põhjus on sinise laua taga. Ma eelistan punast. Hollandi miiniotsijast laev pidi end teises maailmasõjas maskeerima, et pääseda siis Jaapani laevastiku käest, kui seal see sõda hakkas. Milleks ta end maskeeris? Mattias, mõtle ja siis ütle, eks. Mõlema sõrmega ja silmadega ma ei tee midagi. Ma lihtsalt luban, ma ei hakka midagi tegema. kuidas maskeerida ennast jaapanlaste eest? Saad Alusta sellest. Kuidas sulanduda sisse jaapanlaste keskele? sul oleks vaja ühte värvitooni, ma seda ka ei ütle. Kuidas öelda siis, et keegi ei tunneks ennast puudutatuna? Kuidas nagu kultuuri austavalt ennast maskeerida jaapanlaseks? Kuidas sa seda teeks, kui sa peaksid haihtuma Tokyosse? Mõtle, kus sõjakolle oli. Sa tegid seda laevaga, on ju? Laevaga, jah. See oli laevaga. Et nad ei pannud nagu seda riisikorjamise mütsi laevaga. Mattiasel tänase saatega üheselt on kalamälu muidugi. Ta üsna kiirelt liikus enda peas geishade juurde ja nüüd ta on juba Tokyo tänavatel. Aga sealt tuligi see Beatlesite laul Yellow Submarine. Et sealt sa pead ikkagi ka maskeerima selle... See ei olnud allava laev. Okay. See oli miiniotsija. Tule, aitab ka nendest valedest vastutest või? Proovige midagi, proovige. Mis võiks olla, kui sina peaksid ise maskeerima miiniotsimislaeva, kuidas sa selle ära midaksid mere peale? Ja see oli nii hea maskeering, et nad olid ainus oma klassi laev, kes sealt põgenes sellest sõjakondest. Viimane, kes üldse... Kui me nüüd päris tassist räägime, siis ma paneks hästi palju peegleid. Klaasist laev. Klaasist laev. Peegellaev. Let that sink in. Klaasist laev risk. Klaasist laev. On vastus lukku ja vale vastus. Kuidas me kaotame? Kuidas saadad nii palju peegleid? Mõtle loogilist. Ma tea, mis ma teile vihane. Või vaal. Kuidas, mis need mõtted olid? Vaal või vaal? Jäämägi oleks minu esimene. Mõtle, see on troopiline meri. Hollandis. Troopiliste meri. Jäämägi oli kaugelt tulnud, las nad mängivad. Indoneesia saarestiku lähedal. Siis mingi vaal. Kamiin. Suur miin. Kõige suurem miin. Või äkki nad maskeerisid kalalaevaks ennast. Niimoodi, et neil oli tüüp, oli laeva otsad või kus iganes ja siis tal oli kogu aeg kala käes. Ja siis jaapanlased vaatasid seal teleskoobist ja äkki nad maskeerisid millekski, millesse jaapanlased ei usu. No, et ütleme, et nad ei usu, et vaal olemas on, on ju? Nad ei usu vaalade õigusesse, nad on ainukesed, kes siiamaani vaalu jahivad teaduse nimeks, aga ülihästi see teadus maitseb, sest vaala liha müüakse seal väga palju. Et nad tõmbasid nagu, püüdsid vaala, tegid seest tühjaks, tõmbasid see korjuse nala endale üle laeva. Ega nagu, see on huvitav mõttekäik selles suhtes, mida nad veel ei usu, nad usuvad ju vaalasid, nad lihtsalt söövad neid, nad ei austa vaalasid. Mingi müütiline olend, mida nad ei usu, et nad tegid ennast Loch Nessi koletiseks, vaata, ja siis nad nägid, seda pole olemas. Ja siis nad said nagu edasi minna. Mitte pikseldatud geniteelia. Just, see on ka. See frustratsioon siin ühele. Kui palju kordi sul päev on rikutud selle? Suur pikseldatud riist meres. Jätame selle rahule. Eks paku midagi lihtsalt. Ma pakun, et... Väga mõtlik, väga sügavalt. Sa oled juba karakteris. Ma ei tea. Sa oled hollandlane üksinda. Aga vihje, anna vihje. Anname vihje. Ütleme niimoodi, et nad tegid seda käesolevate materjalidega, mis nad said enda ümbert. Seda ei olnud neil kaasas, seda maskeeringut.
pidid selle kuskil tegema, Nad pidid- meisterdama, jaa. peale panema ja siis teele minema. tegid ühe päeva ja nad, see ei olnud nii hea, nad julgesid ainult öösel sõita sellega tegelikult. Nad tegid ennast saareks. Mingi taimede ja asjadega. Yeah. Paneme lukku. ma arvan küll. Õige vastus on, et maskeerisid ennast troopiliseks saareks. siis on vale ju. Nad ütlesid ainult saar. Pluss nad ei teinud eriefekti. Kas see üldse loeb? See oli jälle, mis siis põgenes Austraaliasse ja nüüd ta põgeneski niimoodi, et nad panid ennast hästi nii palju kui võimalik igasuguseid põõsaid ja puuoksi ja see hästi vend, kes kaarti tegi iga päev pidi ära kustutama. Lootsid vahele ei jää. Nii, aga paadid, mis muudavad ennast troopilisteks saarteks, on nüüd teada, aga mis on järgmine küsimus? koomikud ja küsimused toob teieni OpTibet. Järgmine küsimus on see, et mis on maailma 3. kõige suurem illegaalne äri? Esimene, kõige rohkem müüdud asi ja illegaalne nii-öelda musta turu äri on igasugused võltstooted, võltsbränditooted, a la Adibas ja eriti just mingid brändikotid. Teine on narkootikumid. Mis on 3. musta turu kõige levinum äri, millest kõige rohkem siis kõige rohkem müüakse maailmas? Teismeliste kilpkonnade sex trafficking. jah, ma arvan ka. Te olete väga formaalis. Siin on midagi. Nad on 20 aastat kadunud. Mis sa arvad, kus nad Ja on? nad tulevad siukse kaugesse vaatava pilluga. Nad on 20 aastat kadunud. Väga hea, väga hea. Mulle sellest tuleb väike lisapunkt küll, see oli vahe. Teeme nii. Ja need paljud arvaks, et see on mingi mis iganes jaapanlased mingi väljasuremisohus haigalasid või vaalasid tapmas, aga see ei ole see. See on täpselt, mis on. See on teismeliste kilpkonnade sex Sa jääd sinna. Sa võtsid ja ühe korra. tegelikult need väljasuremisohus suured vesielukad, need on lihtsalt cover laeva all. Illegaalne loomaäri võtaks, ma arvan, mõlemad need asjad kokku Ei, üheks. sa ei saa praegu Miikali taktikast aru, ta tahab öelda kiire vale vastuse, et see läks siia vihjega, et nemad võtaksid vale ja siis ta võtab uuesti. Ilmselgelt on see praegu see mäng, mida Miikal mängib, läheb üle punase tiimi juurde. ma kuulsin vihjest midagi. See on praegu kõikjal meie ümber. Aga ei tulnud mängima. See on kõikjal me ümber. Me oleme ümbritsetud sellest. Mida? See on siis Seda on vähe. vee, mingi puhta vee või lihtsalt mingi veega teema või? Veeäri. Igal pool on otsas. Illegaalne äri. No muidugi noh. Sa just käisid Mehhikos, kuidas seal oli? Kas seal oli illegaalselt võimalik puhast vett osta? Mida? Seal oli kindlasti võimalus paljusid asju Sa illegaalselt kindlasti proovisid sa midagi illegaalselt osta ja ilmselgelt see oli vesi. Seda sai, kõike sai legaalselt ja oli väga hea. Vaata, mis su silm näeb praegu meie ümber kas see kõikjal. on praegu siin ruumis meie ümber praegu igal pool? Võiks nii öelda. Oleneb, mis perspektiiv Mina näen sul on. seda praegu. Kas ta mõtleb nüüd vett? Liiv. Sa ütled liiv või? Ma ütlen liiv, Mitte vesi. sellepärast, et kus nad seda ei tohi viia riigist välja, aga kuna nad peavad mingit kuradi saari ehitama juurde endale mingites troopilises kohtades, siis Aafrikas mingid vennad veavad taskus salaja Püksisärve segala vahelt. Mind see oleks See oli ka, et vaata inimesed kuskil, ma ei tea, Hawaiist või kuskil viivad mingeid kive ja mingeid koralle ära. Mõtlesid, et kena viin koju ja siis 20 aastat vangis. Ja, sellepärast, et neil saaks saar saab otsa niimoodi. Ja. Nii, ühesõnaga vastus jääb. Vastus jääb korallrahudel kasvav väga haruldane vetikaliik, mis toodab hapnikku. Väga spetsiifiliselt otsusite lääneda sellele. Kas tahate veel viimasel hetkel proovida vastata midagi, mis ei ole nii pikk Mattias ja ütle. vale? Nad olid üsna õigel teel vahepeal. Ütle nii, kuidas on, Mattias. Taas kord. Mis on meie ümber? Neil oli 3 varianti, nad pakkusid sellest ühe. Mida ei olnud isegi lauale. See oli vale, neil oli 2 tükki jäi pakkumata, üks nendest on õige vastus. 2 jäi pakkumata. Mis kui oleneb, millest te räägite, kas see, mis meil on siin ümber või see on, mis meil on seal postproduktsioonis ümber? Me oleme ümber on. Ümber on. Kõik on ümber. Me ütlesime, see oleneb perspektiivist. Ja.
see on see, mida see saade teeb. üks asi, ära pliis ropenda nagu. Jah, see on viisak. Sa tead seda, Mattias. Mõelge, neil oli 2 vastust. Nad ütlesid mingisugune vesi ja nad ütlesid liiv. Siis on ainult kuradi õhk on. Ei. Ma proovin korra veel. Ma mõtlesin, ma seletasin ära. Neil oli 2 vastusevarianti, mis just ette lugesid, mis jäid lauda. Üks nendest oli õige. Persse. Et ma sellest väike sõbralik soovitus ära rohkem juurde genereeri. Mõtle, kumb võib olla. Kanada vahtra siirup. Aga juures õige toda varastatakse tegelikult päris palju, selles mõttes on õige, aga see ei ole see. Õige vastus on liiv. Väga suur musta turu teema käib just liivaga ja liivaäri põhiliselt ehituse pärast ja mitte nagu lihtsalt saarte, aga tavaehitustel. See peab olema kindel niisugune rannaliiv, mis on kas ideaalselt tulnud siis näiteks jõgede põhjast. Ja illegaalne on sellepärast, et kui sa võtad suvalisest kohast ära, sul tekivad seal pärast igasugused looduslikud katastroofid selle pärast. I love it when you talk science. Ma tunnen, et ma tegin taktikalise vea, kui ma neid ekraane näitasin, sest ilmselge, et Mattias mängib nüüd nende OpTibeti ekraanide nimel ja miski muu enam ei loe. Just, jah. Teadsite, et Võsule peab iga hooaja alguses liiva juurde viima. Iga hooaeg on seal kopad kevadel, on näha, mingi kevad. Võsule toovad käsmust. Tõenäoliselt. Aafrikast. Pidi olema full days rand, võib-olla eksin. Koomikud ja küsimused toob teieni OpTibet. Aga lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Järgmine küsimus, ma tunnen, et me oleme ise juba piisavalt palju häält teinud. Me oleme kuulnud, kuidas Mattias teeb heliefekte, aga võib-olla ongi paras hetk tuua üks heli küsimus mängu. Täpselt nii, mul on siin loomade helisid teile. Ja te peate ütlema, mis loomaga on tegu. Alustame. Vihjeks nii palju, et see kõik peaks olema kuidagi siis ranna ja sihukest asjadega seotud merega. Millega te salvestasite? Palun, Karin, seleta nüüd seda metoodilist lähenemist, mis sina võtad heli salvestamistele ja kuidas sina käisid seda salvestamas? Ma intervjueerisin, küsisin, et tere, mida te siin teete? Ja see on see, mis ta vastas. Ma panin talle suur SM58 ette. Või vastuseks, või kiire vihje teile anda, see ei olnud peegelpilti, see ei olnud Karl. Ja see ei olnud mina. Me rääkisime sel teemal ja ma küsisin, kas ma võin ise hääled teha. Ma ütlesin, et ei. Tegid selle morsaga inteka ära ja siis vaatasid, fuck, ma ei rekkinud. Kas te tahate ühe korra veel seda helida? Kas kuulame korra veel? Jah, kuulame. Malli arvelt. Ma saan. Mul meenutab ühte tuntud Eesti sisuloojat. Oota, ma just tean millest. Kes see võiks olla? Ma ei tea seda, sa ju küsid minu käest. Küll. Ei, tema ka ei tea. Talle ka näidanud need vastused. Ta ei ole ka ju. Kõlab nagu ta võiks olla selline kinnise ninaga randa magama jäänud Soome turist. Mis terminalis? Kas seda nägi tihti ka Stroomirannat, ma kohe küsin ära, see oli siuke väga nagu enesekindel vastus, see oli nagu kogemuselt tund vastus, kuidas, mis seal andis ära, et see võib soomlane olla? See tegelikult seal ei olnud mingit nagu sellist loogikat, see oli lihtsalt selline väga madalal rippuv vili Soomes. Ma ei ole kunagi ennast vallimana tundnud. Marta aus aspekt lihtsalt. Aga võib-olla soomlane oleks ainus, kes on piisavalt loll, et Stroomirannas magama jääb. Kohalik teab, ei tasu, ei nii. Ma annan vihjeks, et see looma nimes on üks objekt, eestikeelses nimes, mis ei ole kuidagi loogiline selle... Ma tean, see on siis objekt, see on Volta uus arend. Ja mis see loom on? Mina oleks tegelikult hääle järgi ilmselgelt pakkunud, et see on see kala, kellel on suu sülitatud ja siis visatud teki põrandale ja 2 tundi päikse käes. Nii et ta on nagu
nagu täiesti ära kuivanud, paanikas, aga tal on nagu kapteni sülg veel. Täpselt. Nagu Häler, kes on üks nagu tal on õhku otsas, aga ta on nagu natuke sellist süljemärga on ka tunda seal ääres. Jaa, tõsi. Ma pakun veel teine variant. On see, et see on ikkagi, Karl on kuidagi suutis ära teha selle, et veealga salvestada. Ja see on mingisugune siuke merihobune. Et kui nagu, aga suurem, keda siin kandis nagu ei leida. Mitte meriponi, vaid merihobune. Sest et väike hopp mul on. Ma muuseas tahtsin merihobuse häält teile siia saada, aga ta ainult klikib. Ta teeb siuke klikke ja sellepärast see tundub pisut huvitav. Selle saate paljalt ei lubanud meil merihobuse copyright. Ta oli pisi. Ta ei saanud talle stuudiosse tulla. Sony Music ei andnud meile õiguseid. Ei andnud. Aga mis siis vastuseks jääb? Ta ütles merihobu vist. Kas see on siis lõplik vastus? Või paneme lihtsalt midagi veidi realistlikumat. Nüüd, kui te teate, et see merihobune ei olnud, siis ilmselt me just ütlesime seda, siis võib-olla seda ei pane. Huvitav taktika, tundub päris kaval. Me siin kompame. Ja vist siis... Proovime merihobu ja siis proovivad nemad ja siis me proovime ühe korra. Nii. Võime öelda, et siit ei tunduda õiget vastust. Mõnes mõttes olime nagu lähemal, aga mitte otseselt. Nüüd tuleme... Mereosa oli õige. Jah. Merikurk. Soolakurkima. See on merikurgi kasvamise hääl. Ei, ta on elav asi. Ta kasvab ka. Ja objekt, mis ei peaks sinna kuuluma, käib ka nagu juurde. Ei, mõlemad. Merikurk on väga loogiline nimi. Väga loogiline. Täiesti vale vastus. Ta on kurk ja ta on meres. Jah, aga täiesti vale vastus. Väga vabandame. Aga tahate kohe uuesti proovida? Okei, siis merisiga. Meri ei ole nimes, üks relv on. Nii, aga nüüd lähme sinise tiimi juurde. Relv. Liivimaa. Me juba läksime sinise tiimi juurde. Liivimaa. Üks relv ja meri pole nimes. Kas see võib olla Anna Kalašnikova? Kõlab teha küll. Aga see on ju vana. Mis see on? Liivatank. Äkki see on triki, aga see on mingi loom või? See on loom. Ma mõtlesin. Ja seal on... Need on need Pärnu ranna, need sulle-mulle kiibud. Mingi käuksukai või mingi. Ei, ütles, et relv on nimes. Nad õpetavad oma poegi hülgeid tapma. Sunnivad neid pealt vaatama. Teevad niimoodi, et nad lendavad, ujuvad parves, teevad laine niimoodi, et see laine läheb üle selle jääpanga, kus üles on ja siis üles läheb selle. Me teame, et sulle need loomad väga meeldivad, aga kedagi nad on inglise keeles valesti nimetatud. Albabüss. Albabüss või? Albatross või? Ei, nad ütles, et relv. Relv on mingi... Ma pean teid survestama. Võib-olla üks relvavihe neile, mis relv see võiks olla? Käsirelv. Glock 18. Terarelv on see, terariist. Terariist. Nugapart. Mõõkvaal. Mõõtkvaal. Mõõtkvaal on õige vastus. Sander ei suutnud tolereerida enam. Ei no, kas ma ei... Sugulased või mis? Ma ei lähe selle pasase monitoriga siin ära, kõigil panete kallutatust ja lauda. Aga praegu ei ole ohtu ka. Me lihtsalt me proovime neile midagi anda. Võtsime anname peale kuvari natuke nagu uhkus ka kaasa, aga ei. Sülitame näkku nagu kaelakalla. Kas on tunda, et te olete ühel ajal tuuril? Jah. Lähme edasi. Koomikud ja küsimused toob teieni OpTibet. Läheme siis järgmise olendi hääle juurde. Lasen uuesti. Ta sööb siin. Ja see ei ole Mattias. See on söömise hääl. Te kuulete krõmpsuvat porgandit. Ma olen Hesburgeris kuulnud selline. Kusjuures on küll, see on Karl sööma. Heal päeval. Ma ei tea vastuseid, aga see tundub õige.
Karl söömas rannas. Porgandit. 100% Karl. ja, aga vaata, kuna ma vastust tean, ma mängin nüüd kaasa, see ei saa Karl olla, see sööb porgandit, see... Sellepärast ta oli mees ja hurra. Ta oli meeldi üldse. Riisipolt jääb sina porgandit söömas, vastu, kas see on õige? Peaaegu. Peaaegu, aga mitte päris. Ei ole. Lähme siis sinise tiimi juurde väga. Mõtlen, kuidas nemad saavad öelda nalja vastuse ja siis päriselt proovida. Oi, lähme nüüd rutsa. Ei no pool punkti. Ja see oli ka lihtsalt, sa alad lõid neile mingi piti ees. Ma hakkasin takkuma igast asju, aga siis mul tuli meelde, et siin on meil ranna ja... See on loom, mis läheb suuremaks, kui ta muidu on. Kui teda ohustada. Ära anna Mattiusele neid vihje. Ainult siis, kui teda ohustada. Ma ei mäleta selle nime, aga ma tean, see on see mingi okaspauk miinvaal või mingi siuke. Okaspauk miinvaal. Okei, sealt tuleb üks punkt tuleb lisaks. Mis on, kas see on õige vastus? No orakala või orakala. Okaspauk minivaal on õige. Sõna, mida sa otsid? Lisaks okaspauk mõõtvaal, mis see teeb? Minivaal. Okaspauk minivaal. On kerakala. Inglise keeles pufferfish. Ja see on vale. See on õige vastus. Ja seda sõi porgandit. Ta sõi porgandit, jah. Ta siis täidab ise ennast. Porgand ei ole üldse nagu veealune toit. Ei, aga see on laboris tehtud ja siis see mees, kes toidab talle porgandit, püüb ta suu pärast puhtaks. Okei. Ma saan nüüd sööda suhu, siis kepistada porgandiga kurku või? Ei olnud, kuule, see närib seda. Ta sõi porgand. See närib. Ei, ta suuta. Ma olen konkreetselt selleks, kui sa kirjutad inglise keeles Google Translate'i, teil ei sügav kurk, siis on see mõne porno sai. Sügav kurk, kas on merekurgi moodi? Võid niimoodi ka. Ta teab, et ta peab selle salvestaja pärakusse veel minema. Sa laesid kaamera täpselt ära, kui mõtlesin. Teadlikult. Ma lasen järgmise heli. Järgmise looma. Me proovime. Järgmine loom. See on see koer, kes tiiriku pead ei ole. Ma mõtlesin, et see on pigem see Veinbergs, kes tagasi lennul üles kukurast lennuki. Nii sügav metal. See, et ta naudib nii palju seda järamist, et ta laulab. See oli veits see nagu mingi see meie mehe mingi refrään ka. Mina arvasin, et Törlep on väga naiste peale. see laboritöötaja, kes selle kavaga tegeles, aga Kuulame igaks juhuks ühe. paneme korra veel. Mina arvan, me peame. Mul on teisi variante ka temast. Kõik on nagu siis, kui Mul on soundboard temast. kui Mummo tuleb trammi peale, kes ei oleks seda kuulda. Ma panen Veealune tramm. Kamos vend rõsuks. Kõik inimesed, kellel on Mattias Flyer. Ja ära kell 7 alustame. Ja jooke saab paar. Ja tualett on ka. Ma panen ühe veel. Aga see on sama loom. Ahah. See ei ole sama loom. See kõlas siis See on merega seotud. Nüüd ta on kuskil. Ma mõtle, kui see on mingi heering. Tead, Sellepärast need suhu sülitavad. Ma isegi ei mäleta, mis mängu me enam teeme. Kes soovib alustada? Me peame edasi liikuma. Sunnime ja üks vastus on teil ainult, teie vastus. on üks või? Jah, Mina ütleks. teeme kiiresti. Siin teine sound oli sul Kajaga. Eks ta on kuskil merekrotis. No see on see originaalne, mille järgi.
koertest teeb samat häält, teevad need kuradi bulldogid ja mopsid, on ju. See elab merega seotud. See on merega seotud, aga mõtlengi, et näo järgi, siis mina paneks morsk. Mina ütleks morsk. Näo järgi see paneks morsk. Vaatasin mulle otsa. Kui näo järgi morsk, siis... Panete morsa lukku. No, Mattias tavaliselt teab neid asju, arvestades meie skuuri. Morsk või üles. Siin ma statistiliselt olete vähem punkte saanud, kui Mattias räägib. Õige vastus on morsk. Ja kõik on muutunud. Kõik on muutunud. Ja see oli see 7 punkti küsimus. Enne mainida. Nüüd on riigi peale viimane. See oli OptiBet-i küsimus. Ja 82 punkti selle ees. Ma lasen viimase heli ka veel, mis mul on siin. No teeme ühe heli veel. See on kõik ja siis on see voor läbi. Väga hea. No see on ju kilp. This shit writes Õige vastus on kilpkoor! Punkti! Aga sa tegid nii perfektseks. See on ju Mattias näo. Korra võrdleme. Sina teed suud lahti ja ma teen... Ei. Kõigepealt teeb Mattias. Ei, oota. Kõvemini. Tee füüsiliselt kaasa. Ma teen niimoodi. Ei. See on lihtsalt rõve. See on rõve. Mattias. Ja nüüd päris kilpkon. Nagu tõmbab sisse ka veits. See on seda õhku ahmib. Ta on nii erutav. See on ilus. Tuleb välja, et nii kilpkonnad kui Mattias magavad massiga. Aga see on see, mis me täna teada oleme saanud. Midagi selle sisse hingamisega kuidagi seal midagi pistmist on. Diagnoos on pantud. Väga ilus. Nii, kas te kõik soovite korra kilpkonna teha? Ei. Tahate tee ise ka üks? Mina ei oska. Koomikud ja küsimused toob teieni OptiBet. Enne kui me selle ranna asja siin ära lõpetame, ma tahan Eesti randade kohta küsida. Ma olen võtnud suurepärasest ühest kohast, kus saab jätta reviewsid Eesti randade kohta. Neti.ee. Ja ma loen teile ühe tärni review'd ette. Davai. Ja te ütlete mulle, millise Eesti rannaga on tegu. Ja see on siuke kiiruse peale ka. Browsingly disgusting. Välkraund. See on siuke välkraund. Kõik hea, aga vee kvaliteet ujumiseks on sobilik ainult talvel. Pärnu rand. Vale. Laulasmaa. Vale. Õige vastus on Anne kanal. Oleks nii lähedal. Liiga palju kärbseid, liiga palju tuult. Inimesed pole parimad. Ma väldiks. Võsu. Narva Jõesuu. Paldiski. Õige vastus on Pirita. Ma mõtlesin, Nii, viimane. Seda te teate, ma arvan, sest me kõik oleme see kokku puutunud. Võsu. Ta jätab ühe tärni review selle lausega. Oli ainult üks WC ja pissuaar oli halb ja pritsis, kui pissisid. Võsu. Õige vastus on Pärnu. Võsul ei ole pissuaar. Kui on üks asi, mida Mattias peaks teadma, siis see on Pärnumaa rand. Aga ei, me jätsime ühe punkti sulle õhku rippuma. Mattias isegi teadnud, et vets Pärnu rannas. Me kõik situme ju teel, kui me üritame sügavasse vette jõuda. See esimene kilt, mis on kõige seal madalas vees, siis kused situd seal ära ja sulps peab kostuma. Mingi vahepeal panidki poi külge selle peldiku tabi. Ja urinaal pritsis vastu, millest sa räägid selle urinaali? Härrade kusete vastu mingit suvalist peeglit. See vend kuseb Sunseti seina peale. Aga ikka suutis kuidagi review ära teha. Koomikud ja küsimused toob teieni OptiBet. Nii, aga ma arvan, me oleme jõudnud kohta, kus me teeme meie mängu viimase küsimuse. Ma annan sulle valida viimase küsimuse. Anna mulle valida. Kas me teeme meremeeste kohta, me teeme lippude kohta või me teeme organismi kohta? Tead, jätame ülejäänud küsimuse muudesse saadetesse ja teeme viimase küsimuse meremeeste kohta. Kus sõber meremehed? Miks pidasid meremehed beluuga vaalasid merineitsideks?
Sellepärast, et nad olid skorbuudist pimedaks jäämas ja vaalad on ruubenslikkude daamide sarnaste voolavate ja ümarate voluptidega ja nad nägid väga välja. See lõpp läks kokku kõige eelneva. Kahjuks mitte, see oleks olnud õige siis, kui see oleks olnud beluugavaalad, see ühe teise looma kohta. Ja need olid need kuradi mänetid. Ja, täpselt ja tolle kohta ütles Christopher Columbus kunagi, kui ta nägi neid, ütles, et merineitsid palju mehelikuma näoga, kui ma arvasin. See oli kõik, mis ta päevikusse kirjutas nende kohta. Aga anname pool punkti ikkagi, see oli väga lahe fakt, väga hästi esitatud, väga ilus. Ruubenslikud, see oli hea. See oli hea, nii. Ma guugeldasin kiirelt. Aga see on üks kindel anatoomiline osa beluugavaalade puhul. Miks arvati? Kust õhku tuleb, on nagu merineitsi. Ma kannan sinna poole. Kui sa merineitsid pähe ei taha. Siis ära madrusiks hakka. Sa ei ole merele lood. Jaan Tätti uus laul. Matvere kaelaauk. Beluugavajatused. Vaat seega beluugavaala puhul on midagi, mis meenutab naist või merineitsit. Kindel anatoomiline osa. Okei. Aga kas me räägime klassikalisest merineitsist või sellest tagurpidi merineitsist, kellel on inimese jalad ja kalapea? Jah. See on... Me räägime sellest klassikalisest praegu. See toimiks mõlemaga. Nagu see Disney Ariel umbes. Tead, see toimib mõlemaga. Jah. Aha. Naba. Toimib mõlemaga ainult ühele suu ülitamine. Meie toimib mõlemaga, siis võib midagi keha keskkonna. Ei pea isegi. Okei, siis... Kas põluugavaalal on nagu teekorvi rinnad või? Äkki? Vist on ju. Ta lausa beluuga. Siit tuligi motorboating. Kõik vaalarasvile õigesse kohta. Ma ei tea, äkki sai tõesti nagu, et kui sa võtad beluugavaala, lööd lahti. Kõva jämeda käega lööd beluugavaalal suu kinni, siis tundub nagu sa katsuks rinda. Lihtsalt samal ajal pihku tagu. See ei olnud see, kui ma arvasin, et see küsimus läheb. Me räägime Aga huvitav taktika, sa lood nagu selle vastus ära. Mul ei tule ette praegu beluugavaal, milline ta välja näeb. See on suur, valge. See on see, keda venelased spioonina ka kasutasid. Rassipuhas vaal siis. Ümar. Ta on väga kurvikas on küll, aga ta on suhkem nagu pallikestes kokku. Pühi ila vahepeal. Sest mis beluugavaala puhul siis me peame nimetama kehaosa, mis meenutab naisterahvast. Ma arvan see. Ma ei tea, kas vaalal on dissid või? Mattias, kui sa võiksid niimoodi mõtlema, korra tulen sekundile vahele, ma annan väikse hoo juurde, mis mõtled, et on sinu kõige seksikamad? Mis on sinu üks kõige seksikamaid kehaosad? Kui me kõik peaksime kirjeldama, mis on nagu Mattiasel hea. Mis mul on hea või? Mis sul on hea? Või mis mulle meeldib või? Ma ei tea, kas see sulle meeldib, aga kui sa mõtled kõikides kehaosades, mis sul on, mis on nagu esinduslikud. See mahlane suur jäme. Mina ütleksin, et mina annaksin vihjena pigem nii, et see anatoomiline osa, mis beluugavaalade puhul on selline, mis on üllataval kombel naistele suunatud reklaamides, tihtipeale meesmodellid täidavad seda rolli. See on nagu olemas nii meestel kui naistel. Ma vahepeal nägin vastust. No siis on naistele suunatud reklaamides mehed. Ei, see on see nagu kehaosa lähedal sinna kanti. See on kehaosa, mida Sander tihti eksponeerib. Siis on ju kõht ja six-pack. Naba, jah. Naba, sa ütlesid, naba. Seksikas naba. Jääte naba juurde? Jah. Nabas ei olnud. Tuleb Sander ise. Mis kehaosa sa eksponeerid? Mis on võib-olla... Paljud on neid kehaosasi sul näinud väga mitmeid. Lavalaudadel. Lavalaudadel, niisama eraelus, talvel, suvel. Need 10 senti and one'ist allpool põlved või? Ei. Ja tuli ära, anname siit natukene lõpuks.
kuigi nende kord oli. Aga see harv juhus, kui see on, anname punkti ära sinisele tiimile. Neil on samasugused põlved, beluugavaaladel on samasugused väljanäimised põlved nagu jalaosa kui inimestele. Kui sa võtaksid nagu selle, mõtle nagu merineitsi saba, mõtle kui kostüümina sa paneksid inimesele külge. See näeb täpselt samasugune välja, seal on see nahk on nagu venitatud vahel ja on samamoodi siuke põlved. Sõprade laeva, sa pead nii kaugele oh my god, sellel kalal on nagu modelli põlve. See reklaami vihje oli siis sellest, et tihtipeale sukkade reklaamides, mis on tihti naistele suunatud toode, tegelikult mehed on modellid. Panevad seda jalga. Vot, aga see oli meie viimane küsimus, hakkame saadet kokku võtma. Ma arvan, et me teame, kes võitis, me olime kõik siin saates osa, aga... Kellele lähevad monitorid? Aga teeme siis selgeks, kes võitis ja mis on skoorid? Sul on siin punktid, sa oled siin kuidagi arvet pidanud. Mul on isegi skooripunktid, mul on siin nii-öelda boonuspunktide ja õigete punktidega on kokku pandud ja ütleme ausalt, vahet ei ole täna. Viik. Tugev viik. Ühel poolel on 2,5 punkti. 2,5. Teisel poolel on 5,5 punkti. Aga siis on selge, meie tänane võitja on punane tiim Sander Õigus, Ardo Asperg! Ja nagu on teada, OpTibet pani meile välja auhinnad lähevad siis meie sinisel tiimil, anname siin järjest edasi. Nii, ühesõnaga sinisel tiimil on väike kohustus, teeme ka selle suure aplausi. Meil on siin Mattias, mis me peab ütlema siis? Mattias Ekraan ja Meema Kuvari. Sinisest tiimist said endale OpTibetilt ülejäänud ekraanid. Rohkem ta neile midagi teile anda ei olnud ja nii ongi. Aga ühe korra veel, teeme suure aplausi kaotajatele, kes peavad need ekraanid koju viima. Aitäh, et vaatasite, aitäh, et olite. See oli Koomikute küsimused, teise hooaja esimene saade. Meie esimeses saates oli punase tiimi kapten Sander Õigus, temaga koos Ardo Asperg, sinises tiimis Mikael Meema, meie külaline sealpool Mattias Naar, minu kõrval küsimuste meister Karl-Alane Varma, mina olen saatejuht Kaspar Kikerpill. Super. Nägemist! Nägemist! Ciao!